Kui praegu nähtav pilt meile avanes, ei tahtnud me oma silmi uskuda. Ja kui asjaosalised ise poleks seda kõike läbi elanud, poleks ka ehk nemad seda kõike uskunud. Igal juhul ei saa sellist pilti lugeda mingil juhul tavaliseks, et suur veomasin ja 2 traktorit on pisikese jõekese mudasse uppunud. Asjalood olid nii, et veomasin viis metsatraktorite langile tööle, aga sinna nad välja ei jõudnudki. No mismoodi see sild nüüd autol pätki läks? Nagu, mis ta ikka, eks ta tavaliselt läks nagu läheb. No suure krõpsuga või raksuga? Ei ta läinud midagi nii raksuga, vaikselt. Ja traktor tuli pealt maha ja jõgi nii sügav. Ta ei tulnud maha, ta oli ju kinne auto küljes. Ma alles eile võtsime ta lahti. No nüüd silla juppe vaatasin, te olete ka vist tõstnud sinna ja tänna poole. Võtsime silla koristada, see kelle traktor, see on need koristajaid eile see silla ära täitsa ju siit. No, ja siis selle teise metsaveotraktori jaoks oli vaja siis natukene teed ka kaevata, et ta paremini saaks lähemale või? Eks muidugi, eile kaevasad siin. Nii et kõva jama? Eks ta muidugi. Kraavi vajunud autole tuli appi nõukogude aegse traktori kangide taga istunud ääretu kodumaa avaruste keelt kõnelev mees. Tema oli kohalik eestlaste ainus lootus, kes oleks võinud vette vajunud tehnika jõepõhjast välja tõmmata. Aga see tal korda ei läinud, sest mehel õnnestus ka oma töövahend jõe mõtta õputada. Teie tulite appi, jah? Ja kuidas siis see teega juhtus? No, sõitsin sinna edasi ja niimoodi juhtuski. Mootor nagu suri välja ja siis see oligi. Kuidagi välja enam ei saanud. Vaadata niimoodi, siis jõgi ei ole ju kuigi sügav. Ei, sügav ei ole, aga pehme. Arvamusi on loomulikult igal ühel täpselt nii palju kui tarvis ja inimesed ei peagi kõiges ühel meelel olema. Aga metsamehed jõudsid siiski ühisele veendumusele, et linttraktori uputamises on suuresti süüdi traktorist ise, kes teiste nõu kuulda ei võtnud. Täitsa nagu Vene tankist. Traktor ei rohkem viltu sinna, Oi mehed, eileks on tead kaadri saist. Täna tõite vale läheb, täna pole midagi. Sai 700 selle trossi taha, et muidu ta oleks keset jõge üldse praegu. Tegelikult oleks võinud sellel õnnetusel ohvergi olla, aga mitte tehnikaga jännanud seltskonna hulgast, vaid hoopis nii-öelda juhuslik mööda käia. Siis kõige puljum oli see, siis sealt sisumees seisis sealt. Me vaatame, kurat jama, ühe lamp peasse keegi liib. Mis mees seal, kuda ma üles on? Kuidas sa sinna said? Siis tuli välja Tapa abilinna. See tuli jalgratta sõitu. Siis hakkasin mõtlema, et selle traktoristikult kurat võiks ikka nalja saab, kus oleks pimedast tulnud. Auto oli ees, aga poleks seda olnud. Sild oli raisk, nüüd tuleb rattaga üskord matak jalgi vaimaks olnud. Peale 2 päevast jändamist otsustati lõpuks professionaalset abi paluda tuletõrjujatelt, päästjatelt. Olete te varem ka oma elus sellist pilti näinud, kus nüüd tervelt 2 traktorit ja 1 suur veomasin niimoodi kraavis või ojas on? Ei, siiamaani küll ei ole. Ei ole lihtsalt rehmad, võib-olla kuskil on varem olnud seda, aga siiamaani ei ole näinud ise. No ilmselt see mõte ei olnud päris õige nüüd sellise suure ja raske tehnikaga siit väiksest puusillast mädanud ka vist on üle hakata minema. No jah, siin oleks vähe tuld kaaluda enne, mis sul koormas on ja mõelda selle peale, kui raske su liiklusvahend on ja siis hakata selle silla peale ronima. Inimohvrit siin küll ei olnud, aga kui suur on reostuse oht? No praegu erilist reostust ei ole ja ma arvan, et ei tule ka, kui nüüd korralikult ta välja tõsta, aga selle jaoks me siin oleme, praegu turbame natuke seda keskkonda, nii et kui midagi siin peaks juhtuma, siis saame kohe jaole. No see, kes on nüüd tellinud selle sõidu siia metsa, tema vist peab oma rahakotti päris kõvasti kergitama. No eks seda näitab tulevik, ma ei oska praegu kommenteerida. Kui tuletõrjujad appi tulid, siis saadi tehnika lõpuks veel sama päeva õhtul veest välja ning sealt ära veetud. Nii siis see asi lõpuks lahenes. Aga silda selle jõe peal enam ei ole ja mine tea, millal ja kas enam üldse seda sinna ehitama hakataksegi.